Meie maja ees on 2 suurt vahtrapuud, millest ühe otsas on linnupesakast. Ja kui linnud olid oma pojad pesast välja saanud ja ilmselt seal pesakastis enam lindusid ei käinud, siis asusid sinna elama vapsikud. Ma loen nüüd ette Wikipeediast vapsiku kohta tehtud sissekande. Vapsik on suurim herilane Eestis ja Kesk-Euroopas. Kuninganna kehapikkus on 23–35 mm, töölistel 18–25 mm ja isastel 21–28 mm. Siit jääb võib-olla üks fakt ütlemata, aga nagu ma aru saan, siis töölised ongi emased vapsikud. Ja selle mere hädalise siin vihmavee tünnis ma tegelikult pärast filmimist päästsin kenasti ära, nii et filmimise käigus ei kahjustatud mitte ühtegi elusolendit. Tagakeha on kollase pruuni kirju, isastel on 7 nähtavat segmenti ja emastel 6. Tiivad on punakas-oranžid, rindmik pruun, pea on kollane ja silmad tumedad C-kujulised. Muideks see vapsik, kes siin pildi peal maas lebab, on surnud ja mina teda ei tapnud. Ilmselt ta on ise sinna ära surnud. Vapsikute pesakond on moodustatud 9 aastaks. Sügisel sündinud ja paaritunud kuningannad talvituvad puidukõdus või mullas. Nende metabolism ehk aine ja energia vahetus on viidud miinimumini ning kudede kaitseks toodavad nad ka glütserooli, mis toimib antifriisina. Kevadel otsib kuninganna sobiva elupaiga ja alustab pesa ehitamisega. Meie puhul siis millegipärast alustati pesa ehitamisega suve teisel poolel. Esimesse kambrikesse muneb ta munad, mis 5–8 päeva pärast arenevad vastseteks ning järgneva 12–14 päeva jooksul läbivad 5 vastse staadiumit. Vastseid toidetakse läbi mälutud putukatega, mida algul toob kuninganna, kuid hiljem, kui piisavalt järglasi on välja arenenud, teevad seda emased töölised. Kui vastsete areng hakkab lõpule jõudma, toodavad nad spetsiaalse näärme abil siidjat niiti, millega nad katavad kambrikese ning seal teevad nad 13–15 päeva jooksul läbi moonde. Peale putukate toituvad vapsikud küpsete marjade ja puuviljade mahlast ning õienektarist. Kuninganna vajab valgu rikkamat toitu. Töölised aga saavad hakkama vaid süsivesikutega, mida nad hangivad näiteks kahjustatud puude küljest lekkivast mahlast. Sügisel augustis-septembris saavutab pesa suurus haripunkti 400–700 isendit ning ühel hetkel arenevad munadest isased ja uued kuningannad, kelle toitumisele nüüd töölised keskenduvad, mistõttu vana kuninganna lahkub pesast ja hukkub. Isased paarituvad uute kuningannadega ja seejärel surevad samuti kiiresti. Kummaline on vaadata, kuidas nad elavad niivõrd lühikest aega ja ometi, olles sündinud, teavad nad täpselt, kes nad on, mida nad peavad tegema ja kuidas seda, milleks nad loodud on, kuidas seda kõike teha. Üldiselt pean ütlema, et vapsikud tunduvad hirmsad ja jubedad, aga tegelikult nad ei ole üldse sõjakad. Nad on pigem kohmakad lendajad, sest kui mõni on meile tuppa sattunud, siis ta tavaliselt nagu koperdab ringi, nagu oleks purjus. Samuti kui jälgida nende lendlemist, siis nad kohati on nagu sellised, ma ei tea, rasked või nad kuidagi ei suuda nagu kiiresti manööverdada. Ja mingisugust sellist kallale tungi, kui sellist ründamist nagu pole kunagi olnud. Herilaste puhul tuleb seda küll ette, aga vapsikud on minu meelest palju rahumeelsemad. Selline lugu siis vapsikutega.